Tere! Kaasaegse inimühiskonna toimimise aluseks on energia. See, milliseid valikuid me energeetikas teeme, mõjutab otseselt seda, kuidas ja millise maailma me pärandame oma järeltulevatele. See ei puuduta vaid energeetikas sisulisi valikuid, päris kindlasti mõjutab see maastike me ümber, seda elukorraldust, milles me igapäevaselt elame. Energeetika on inimühiskonna algusest peale mõjutanud meie ümbrust ja pole mitte ühtegi põhjust eeldada seda, et energeetika seda tulevikus ei tee. Ammu see oli, kui energia tähendas meie jaoks puid koduahjus, vett vesiveskis või tuulist mäenõlva tuuleveskitega. Viimaste kümnendite tsentraliseeritud energiamajandus viis maakasutuse suuresti tavainimese silma alt eemale, kuid seda enam või seda rohkem kündis ta nii-öelda siis negatiivsete mõjudega siis maastikku. Taastuvenergial on üks väga suur eelis. Teda saab toota seal, kus on tarbimine. Kuid selle tarbimise juurde viimisega kaasneb üks pisike häda ja see on see, et ta tuleb meie tagahoovidesse, tagaõue ja mõjutab meile harjumuspäraseks saanud maastike ja keskkonda. Selleks, et seda muutust võimalikult pehmemaks teha, lihtsamaks ja arusaadavamaks teha, peame maastikke sobivamaks kujundama ja sellest, mida ja kuidas seda teha, olemegi täna arutamas. Olen palunud seda teemat lahkama avama eelkõige fotograaf Laura Kuusk, kelle peamised teosed on seotud antropoloogilise, sotsioloogilise materjali kasutamisega, kes on Kunstiakadeemia dotsent ja keskkonnatehnoloogia tudeng. Nii et ma ütleks, et teemaga väga seotud. Ja teiseks diskutandiks see arhitekt Indrek Kallman, kes muuteaduses eelkõige sellise kliimaneutraalse naabruskonna suure projekti arendaja, kavandajana Tallinnas Paljassaares seondub. Ehk siis tänaseks aruteluteemaks, küsimuseks on see, kas taastuvenergia on ilus ja mida me saame selleks nii-öelda parandada või teha, et see ilu parem oleks või suurem. Nüüd sissejuhatuseks, Laura, küsimus. Kindlasti sa oled oma õpingutes ja tegevustes kohanud igasuguseid argumente taastuvenergia vastu, poolt me siin ei räägi, aga vastu. Kuidas sulle tundub? Kas selle vastuseisu taga on ilu kui selline või tasub selle nii-öelda vastuseisu tagant otsida miskit muud rõugast? Kuidas sulle tundub? Ma arvan, et kui me räägime nüüd taastuvenergiaga seotud maastike muutumisest, siis kõigepealt võib-olla tuletaksime endale meelde, et mis see maastik üldse on. Et Euroopa maastikukonventsiooni definitsiooni kohaselt on maastik inimese poolt tajutud mingi eriline maa-ala ja ta võib olla siis kas inimese poolt tehtud või loodusliku päritolu ala. Ja kui me nüüd mõtlemegi nendele maastikutele, millega me ümbritsetud oleme, siis kindlasti see, mida me tajume ilusana või koledana, on palju seotud harjumustega, on palju seotud meie haridusega ja lihtsalt ka sellega, et mille sisse me oleme kasvanud. Et kui praegu on meie jaoks taastuvenergia maastikud, siis tuulepargid näiteks ja päiksepargid on midagi uut maastikus, siis kindlasti juba meie lastepõlvkonnale on see midagi täiesti harjumuspärast. Samamoodi, kui me räägime nüüd sellest, et kas taastuvenergia on ilus, siis mis see ilu tegelikult on, et eesti keeles tuleb väga hästi välja just selle ilu seotus eetikaga, et kui me küsime, et kas nii on ilus, siis me mõtleme, et kas nii sobib teha, kas nii on hea teha. Ja kui me räägime taastuvenergia eetilisest poolest, siis
vaatame näiteks otsa nendele ilusatele numbritele, et kui siis fossiilsetest kütustest toodetud energia muutuvkuludest on süsinikuheite kulud 75%, siis taastuvenergia puhul on see 5%. Ja et minu meelest need numbrid on juba päris ilusad. Muidugi me ei saa öelda, et taastuvenergia tootmine oleks täiesti süsinikuheite vaba, eriti kui rääkida just nende seadeldiste ja taristu enda tootmisest. Ja samamoodi näiteks mina kui suur jalgrattasõidu entusiast võin öelda ka, et minu jalgrattas ei ole ka toodetud kahjuks süsinikuheite vabalt, aga ma arvan, et ma sellega sõites ikkagi hoian väga palju seda heidet kokku, ehk siis väldin üldse selle tekitamist ja niimoodi siis ka taastuvenergiat tootes. Kui veel rääkida nendest ilukategooriatest seoses taastuvenergiaga, siis ma arvan, et me kõik soovime, et meie ise ja meie lapsed saaksid olla terved ja elada ikkagi siin planeedil. Ja samamoodi nagu kohalikult või ökoloogiliselt toodetud toit on kindlasti, ma arvan, ilusam ja ühtlasi ka teeb inimesed ilusamaks, siis samamoodi need taastuvenergia pargid meie maastikus, millega me tasapisi ilmselt harjume ja peame muidugi vaatama, et kuhu ja kuidas me neid rajame, siis ma arvan, et nad aitavad kindlasti kaasa meie ilule, meie maastiku ilule. Ehk siis saan su jutust õigesti aru, et ilu puhul me võime ja tavapäraselt räägime sellest silmailust, aga tegelikult me peaksime vaatama seda kui eetikakategooriat laiemalt ja taastuvenergiast rääkides, taastuvenergiast ja ilu vahelisest seosest rääkides, siis tegelikult see ilu mõiste muutub harjumuste nagu muutumisega. Indrek, kas sa oled sellega pigem päri või on sul midagi lisada? Kuidas sulle tundub? Arhitektide liidu ühel konverentsil küsiti ühe tuntud äriliidri käest, et milline on ilus maja. Ja vastus oli suhteliselt ootamatu. Vastuseks kõlas, et ilus maja on see, mille ees ma tahaksin oma last pildistada. Nüüd taastuvenergeetika selles mõttes, nagu me siin oleme täna rääkimas, ehk et siis tuulepargid, päiksepargid ei ole ilus. Selleks on mitmed probleemid. Eelkõige keskkondlikud, millest me juba kuulsime, nende hulgas eetilised. Nendega kaasneb lisaks visuaalsele reostusele, kaasneb nendega ka helireostus. See, kui mõnel tuulegeneraatoril parasjagu on probleeme käigukastiga, on sellisel vaiksemal suveilmal kenasti üle mere 5 kilomeetri kaugusele kuulda, kõik see häirib meid. See häirib meid puht füüsiliselt. Nüüd, mitte ilusaid asju või olukordi meie elus on ju tegelikult mitmeid. Kui ma mõtlesin sellele, et mitte ilus asi, mitte ilus, et tegelikult üks väga mitte ilus hetk visuaalses mõttes, mürareostuse mõttes, kõikides nendes samades aspektides on lapse sünd. Aga ometigi on olukord selline, et ei ole meil ka olemas ju ühtegi armsamat hetke. Ma arvan, et me kõik nõustume, et tõenäoliselt meie abikaasa küünlavalgel restorani laua taga on olnud kaunim, ehk on olnud ka vaiksemaid hetki, väga ilus on magav laps. Aga sünnihetk on midagi muud. Nüüd, kui me tuleme ja mõtleme, võtame ta siis nagu juppideks lahti, et miks selline hetk, kuidas me nii vastuoluliselt seda nagu tunnetame, on eelkõige, ma jõudsin selleni, et see on minu jaoks väga oluline hetk. Et see on minu enda kui isiku osalus selles. Kui me nüüd vaatame, et mis on siis need veel nagu häiriva poole pealt, et miks see päiksepark ei ole nagu ilus, miks see
miks see tuulegeneraator ei ole ilus ja kas seda kõike saaks kuidagi siis nagu ilusamaks teha, et ei tekiks justkui sellist vastuolulist nagu momenti, siis peab nagu tunnistama, et eriti tuulegeneraatorite puhul, kui me räägime nüüd näiteks sellisest väiksemast mikroenergeetikast, siis sellega ilusamaks tegemisega on 2 probleemi. Üks probleem on see, et reeglina tuleb vastu füüsika. Ja füüsikaõpetaja on selline üsna kompromissitu sell minu kogemuses. Et on näha ju maailmas palju prototüüpe ja palju aktiivseid noori disainereid, arhitekte, kes nagu teevad selliseid puukujulisi tuulegeneraatoreid, kus on paljud mikrotuulikud küljes, tõstavad palju raha startupina, aga füüsikaõpetaja tõenäoliselt pole rahul. See ei saagi kunagi töötama. Sama lugu võib olla ka tegelikult, kui see suudetakse teha koos füüsikaõpetajaga koos, siis on üks teine seltskond, kes ei ole rahul. Ja tulemus on parem? Ei. Visuaalselt see võib olla parem, aga rahul ei ole finantsjuht. Seda lihtsalt ei ole võimalik müüa. See on liiga kallis. Me jõuame selleni, et me täna oleme olukorras, kus selline nagu iluloome tehnokraatlikus kontekstis, milleks taastuvenergeetika tootmine on küllalt kulukas. Kui me vaatame nüüd seda, mis on positiivsed näited selles, on erinevad integreeritud lahendused. Me kindlasti mikroenergeetikas teame selliseid katusesse integreeritud, on need siis sellised kivikujulised või plekikujulised, täna tulevad ka fassaadile päikesepaneelid. Et see on üks pool, aga samas me ei suuda sellega ületada seda põhiprobleemi, milleks on mikroenergeetika vähene tasuvus, et me tegelikult ju, kui me tahame rääkida rohepöördest, tahame rääkida mingist suurest kontekstist, me peame suurendama skaalat. Nii on. Kui me vaatame suurt skaalat, siis on tegemist infrastruktuuri objektiga ja mind hämmastab, miks me ei käsitle seda koos teiste infraobjektidega, mida me juba teeme. Miks me ehitame 4-realiseid maanteid, kus on müraseinad, mis on lihtsalt puidust, miks ei ole need päikesepaneelidest? Just. Miks me kavandame Saaremaa silda, rääkimata sellest, et see võiks olla ühtlasi ka taastuvenergia projekt? Just. Indrek, kas ma saan su jutust aru õigesti, kui ma ütlen, et sa tegelikult oma jutuga kinnitasid seda, mida Laura ütles harjumuste kohta, et inimesele meeldivad harjumuspärased asjad, mida rohkem me harjume taastuvenergia lahendustega kui sellistega, muutub meie suhtumine sellesse ja sellele keerasid see ühe nagu hästi olulise vindi peale, selle osalemise vindi. Ehk et taastuvenergias või mis tahes muus protsessiski nagu osalemine, vahetu osalemine, sellest isiklik nii-öelda nagu emotsiooni saamine muudab sinu suhet nii-öelda sellesse vaadeldamasse nagu objekti. Sain ma õigesti aru? Jah, et ma olen väga nõus sellega, mida Laura rääkis, mis on need eetilised väljakutsed selles. Ja kui me vaatame nüüd suuri infrastruktuuriprojekte taastuvenergeetika valdkonnas, eelkõige siis näiteks tuulepargid ja ka päikeseenergeetika, siis kindlasti kogukonna roll või kogukonna osa või selline tundmus, et see justkui on ka minu oma, aitab kaasa. Eks seda, see omanditunne või see minu oma olemine võib olla väga erinev. See võib olla läbi osaluse, siin on NFT märkimine käimas parasjagu, aga ta võib olla ka see, millest räägitakse näiteks Kihnu puhul, et miks mitte võiks olla Kihnu elanikele elektrienergia tasuta. Jah, läbi osalemise. Ehk et siit nüüd arutluse juurde, mida me saaksime või peaksime tegema selleks, et seda ilu kui kategooriat
kui eetikakategooriat nii-öelda paremale järjele upitada, siis üks vastus sellele on läbi kaasamise, läbi kogukondliku arendamise, läbi harjumuspäraseks ja läbi nende tegevuste siis harjumuspäraseks nii-öelda kujundamise. On see nii? Jah, see on nii. Ma mõtlen praegu seda, et me oleme keskendunud praegu väga inimese suhtele, aga me oleme väga vähe rääkinud keskkondlikust suhtest, millest ka Laura alguse tegi. Et ma näen nagu selles osas väga suurt arenguperspektiivi, eriti silmas pidades meie väga suuri päikeseparke. Et mind hämmastab minu päikesepargi ala hooldavad lambad. See näeb väga maastikusse sulandunud välja. Miks ei kasutata seda laiemalt? Kui me vaatame erinevaid teisi tehnoloogiaid, eks ole, või erinevaid lahendusi, mis on mujal, päikesepaneelide poolt pakutavat varju saab ka põllumajanduses väga paljukski kasutada. Laura, kuidas vastad, lisad Hindreku poolt öeldule? Kuidas seda ilukategooriat arendada, et taastuvenergiat vastuvõetavamaks kujundada? No ma arvan, et eelkõige me peame leppima sellega, et mitte rohkem ei ole ilus, vaid vähem on ilus. Et me peame lihtsalt tarbima vähem energiat ja üsna kiiresti vähendama seda tarbimist ja muutma oma elu vastavalt sellele ümber, viima tarbimise ja tootmise rohkem kohalikuks, kaasama kogukondi, selle läbi ka looma töökohti, harima kohalikku põllumaad. Kõike seda me peame lihtsalt tegema, kui me tahame, just nagu ka Indrek mainis, siin planeedil koos kõigi nende teiste organismidega veel koos eksisteerida. Just. Indrek, tahad sa midagi lisada? See oli väga ilusti kokku võetud. Oli. Ma jäin mõttesse, et see on nüüd see koht, kus ma peaksin kokku võtma, aga ma ei oska seda kokku võtta, sest Laura tegi seda meie eest. Aitäh! Aitäh! Aitäh ka teile! Lugupeetud vaatajad, see oli Rohevärk täna, järgmisel korral uued jutud.